Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Tuleme veel enne suvepausi teie ette, et kevadhooaja teemadele ja inimestele tagasi vaadata ja nendest teemadest toimunud arengute järele küsida. Ehkis oleme täna stuudios kahekesi ja vaatame meenutuseks peale kõigele sellele olulisele, mida ühiskonna kohta oleme koos saatekülalistega välja toonud. Räägime seega õigusriigi olukorrast, jälgimisühiskonna arengutest, majanduse seisust, COVID-kriisi õppetundidest ja NETSist ning muust. Kindlasti aga pöörame tähelepanu ka 8 jala sulastele. Ja võib-olla isegi mainime Jürgen Ligi ära ja äkki anname talle ka mingi auhinna. Jäägi meiega. Kutsun teid üles ka Vabaduste portaali ja meie saadete tootmist toetama. Kevadkampaania on olnud loodetust mõnevõrra tagasihoidlikum, kuid loodan, et kel on see võimalus, tulevad läbi veebilehelt vabadused.ee/toeta ja annavad oma panuse. Samuti, nagu ikka, palume teile see saade meeldivaks märkida ja jagada seda oma sõpradega. Ja loomulikult tellige ka meie kanal. Aga lähemegi siis teile ja vaatame, mis osas me selle kevadega targemaks saanud oleme. Hannes, ma tahaks esmalt sinu käest küsida, et kas sa oled kunagi mõelnud, milline näeb välja sinu eelpool mainitud selline korralik 8 jalas sulane? ei ole, vaata ei olegi, näed, ei olegi. No mina mõtlesin, ja kuna meil täna on siin head võimalused kasutada abiajusid, siis lasingi teha pildid nii ChatGPT-l kui Grokil ja vaatame, näed, see nüüd on Groki pilt. Mingi 8 jalg istub sulasel peas, ma saan aru, mingil sõjasulasel. Päris hea pilt on. No vot, Grok tegi kohe sellise, aga nüüd ChatGPT-le pidi ma mitu korda selgitama, et ma ei taha näha 8 jalga, vaid tema sulast. Ja siis ta lõpuks tegi sellise, kus 8 jalga on siis selline uhke kuningas. Kirjutab seal ka, et ära tülita, ma olen kuningas. Aha. Aga vot nüüd ongi küsimus, et kes see 8 jalg meil siin siis Eestis ikkagi on? Et kes see kuningas siis on seal, jah? Et võt, see vist oli mingi, mul on tunne, et see oli vist kohe mingi konservatiivne 8 jalg kuningas või? No kuningas sobib ju konservatiivsesse sellisesse maailma, et seal on kuningad ja aadlikud ja konservatiivid, sellised konservid, nagu neid kutsutakse. Täpselt nii, ja nüüd ma küsin sinult, et siin on 2 pilti. Aha. Kumb 8 jalg nendel piltidel tahaksid olla sina? A miks mina? No kas sa siis ei lugenud seda Michali kõneteksti, et kuidas ta seal meidki tervitas? Aha. Näed, tsiteerin teda. See pole üksnes ühte sulanud Isamaa, Keskerakonna, EKRE parteiline pealiisehitus. Need on ideoloogiliselt laetud küsimustega niinimetatud uuringud. Need on sõltumatusele appelleerivad instituudid, kes tellivad arvamusi neilt, kes soovitud viisil siis arvavad. Need on justkui neutraalsete mõõtmiste sirmi tagant välja astuvad hingesulgulastest konjunkturistid. Need on vabade väljaannete nurgatagused, kust väljendusvabadust matkivad vaid 8 jalas sulased. No nii, tõepoolest, nüüd tuleb valima hakata. Ei, iseenesest see on ju suur au saada tervitatud, et muidugi tegelikult ikka lugesin ja muigasin. Et selles mõttes loomulikult, et ma isegi saatsin vaata meie teise, meil on mitu podcasti siin kanalis, eks ole, meie teeme sellist korralikku saadet külalistega ja siis meil on mingisugune arutelu saade siin Kerese Espakiga ka, et neile ka saatsin, et päris hästi oleme siin kõik koos hakanud sõnavabadust matkima, et kui nii kenasti öeldakse, koguni peaministri poolt, et järelikult on siis midagi kohale jõudnud, aga muide selle 8 jala kohta küsisin tegelikult mina ka abiajult midagi, et eks ma pean siis tehisaru silmas, et mina küsisin Grokilt lihtsalt asja, et millise seene mõju all võiks 8 jalast hallutsinatsioone näha ja tuleb välja, et see ei olegi nii midagi ebatavalist, et kõige tavalisem seen Eestis on terav paljak. Vot terav paljak, sest see sisaldab, ma pean nüüd lugema, mina ei ole nii spetsialist neil seente aladel kui mõni teine siin võib-olla seal 8 jalgu nägev indiviid, eks ole, et see sisaldab psilotsübiini
vot ma nüüd tsiteerin, et psilotsübiini sisaldavate seente, näiteks terav paljak, mõju all on 8 jalga või 8 jala taolisi entiteete, nägemine täiesti võimalik ja isegi suhteliselt tavaline. Ma nüüd vabandan, et see on tsitaat, eks ole, et Krokk ei oska väga hästi eesti keelt, aga nagu te näete, siis ta seda teab, eks ole, paned teravat paljakut, eks ole, endale keele, kuulid, paned põske, paned põske. Pole ise teinud. Pole ise teinud, eks ole, paned teravat paljakut põske endale, siis hakkad mingi 8 jalgadest hallutsinatsioone nägema, konservatiivsed 8 jalad ja sulased on neile, vaata. See on päris hea, 8 jalg on kuningas selline ja sulane on selline kalapeaga või mis seal pildi peal oli. Et ma ei tea, ja siis on, siin on veel välja toodud ka seda, et TRIP-raportites kirjeldatakse tihti näiteks sinakad helendavad 8 jalga, kes uurib või kommunikeerib. Vaata, mida Michal ütleb, et inimesed käivad sõnavabadust matkimas, see tähendab kommunikeerimas kuskil. Nii et ma ei tea, eks me siis päris lahe trip tundub olevat Michalil olnud veel. Mina teeksin remargi korras, ütleks lihtsalt, et 8 jalg, kas ta ei ole planeedi üks kõige targem olend? Aga seda ka niikuinii ja seda ka tegelikult on, aga ei, see lahe siuke, vaata, et kui sul 8 jalg kombitsatega seal niimoodi oled tripil seal kuskil, vaata. Ühesõnaga, olgem nõus, head seened paistavad need olevat, mida seal Reformierakonna pidudel siis tarbitakse. Aga jah, muidugi, eks meie matkime siin sõnavabadust siis ka vabalt edasi. Ja proovime teha seda asja. Oleme eeskujulikud. Ehk siis ma selle Michali kõne peasisu kohta veel ütleks nii palju, et sõnumid sellest, et vabadust on ühiskonnale vaja, on ju väga õiged. Ongi vaja vabadust. Muidugi, ja keegi on seda vabadust vahepeal kamaluga ära võtnud, ei tea, kes see oli? Kes oli? Ma vaataks nende seente poole jälle. Või seene tarbijate poole. Või seene tarbijate poole tähendab. Aga ehk siis tänases olukorras on seda juba vaja nagu hapnikku, sest vabadust siis, mitte seene. Vabadust just, et lämmatab. Ehk probleem ongi olnud selles, et nagu sa ütlesid, vabadusi on järjest kogu aeg kinni keeratud. Ehk jutt ja tegu ei lähe ju selle valitsuse puhul ju absoluutselt kokku. No mõtleme selle peale. No ei lähe ju. Iga päev, ma ei liialda, põhimõtteliselt iga päev ju tuleb mingi uudis, kus sa jälle mõtled, et kuidas me oleme siia jõudnud. Viskaks mõne kaamera kuhugi kellelegi või ma ei tea. Magamistuppa lõpuks on. Makse tõstaks. Ja eks me sellest olemegi ju oma saate külalistega siin kevadel ka rääkinud. No võtame kas või selle nakkushaiguste ennetamise ja tõrjeseaduse NETSi. See on ju ikka Michali enda valitsus, kes tahab selle lastevanemate, ehk tahab sellega nagu lastevanemate õiguste kallale minna. Yeah. See ei ole opositsioon, kes seda planeerib ju. Ei, see ei ole jah, see ei ole 8 jalg, ei ole ju see, selles mõttes on Michali enda valitsus. Küsimus on lihtsalt see, et kui te räägite sellest, et vabadusi on vaja ja te teiselt poolt tulete, hakkate neid vabadusi inimestelt siiski ära võtma, et see vabaduste jutt siis tegelikult lastevanemalt võtta siis õigused ära, kuidas terviseotsuseid lapsevanemad võiks teha näiteks või ma ei tea, ei on palju muid asju ka. See oli ka üks oluline teema, mida me siin mai alguses saates käsitlesime ja me rääkisime sellest teemast psühhiaatri ja sisehaiguste arsti Pille Varmanniga, kes on ka MTÜ Meedikud ja teadlased juhatuses. Meenutame korra, millest siis sai räägitud. Mis minule isiklikult kõige rohkem tekitab võib-olla küsimusi ja millega ma ei saa nõustuda, on haiguse kui sellise mõiste hägustamine. Nimelt NETSi valguses loetakse haigeks inimene, kellel ei ole haigustunnuseid, ainult testide alusel. Mida siis nagu koroona ajal nimetati nakkuskandjaks, on ju, nimetatakse meil haigeks ja kui kõikidel, kui on mingi suur pandeemia, tegelikult enamikul Eesti rahvast võiks olla positiivsed testitulemused, siis see automaatselt annab õiguse kohaldada muid ja karmimaid sanktsioone, meetodeid kõikide inimeste suhtes. Et minu jaoks haigus ja just nimelt Hippokratese vande valguses on ikkagi midagi, mis paneb inimese kannatama ja millega ta pöördub abi saamiseks. Et seda me peame haiguseks, aga see ei ole mingi testi tulemus, ei saa olla haigus ja see pole kunagi seda olnud. Vaktsineerimisega nõusolek vanema poolt on asendatud keeldumisteatisega, et sa pead teatama oma keeldumisest, et sa ei ole nõus, et su last vaktsineeritakse. Varem oli vaja lihtsalt öelda nõusolek, et sa oled nõus, on ju. Ja aga kui nüüd laps soovib vaktsiini ja kooliõde
hindab tema pädevaks otsustama oma soovi üle, siis ta võib seda last süstida ka vastu vanema tahtmist. Ja mina mõtlen, et aga vanem peab seda kasvatama, et oletame, et sellel lapsel siis, kes on niimoodi süstitud, vanem ei olnud nõus, tekivad mingisugused tõsised kõrvaltoimed. Minu küsimus on see, et kes vastutab siis, et kas see õde, kes suures koolis, seal on 1000 õpilast, võib-olla 800 vaktsineerib, tal on kiire, tal on palju tööd, on ju, kas tema vastutab kõikide nende eest? Kas Terviseamet vastutab nende eest, kes annab korralduse seda teha, on ju? Minu arust vanem ei saa selle eest vastutada, kui talle võetakse ära õigus midagi arvata või öelda. Ja ta on tegelikult öelnud ei, aga see ei loe. Ma ei tea, kuidas arstkond vaikib või miks ta vaikib. Ma ei saa sellest aru. Et me ikkagi liigume selle totalitaarsuse suunas, et piirata isikuvabadusi ja täiustada kontrolli inimeste üle. Ja kõik see jälgimine ja muudes valdkondades, see käib ka sinna juurde. Me saame teada, mida inimesed teevad ja siis me saame midagi arvata või mõelda tagajärgi nende käitumisele või midagi. Et ikkagi totalitaarsuse suunas ja võib-olla need ühiskonnad, kellest me ei ole väga lugu pidanud, et nende sarnasemaks muutume läbi nende tegevuste. No võimutegevuse kontrollimise teemal rääkisime ka. Saates käis meil külas riigikontrolör Janar Holm. Ja riigikontrolör eelkõige tegeleb ju riigi ressursikasutuse kontrollimisega. See tähendab, et siis seda, et kas meie käest kogutud maksuraha kasutatakse vastavalt sellele, kuidas seadus ette näeb ja kas seda tehakse otstarbekalt. Ehk siis ta seisab läbipaistvuse eest, mis on ju vältimatu eeltingimus ühe demokraatliku ühiskonna toimimisel, et see on ju kõigile selge, et see läbipaistvus peab olema tagatud ja eriti võiks olla tagatud riigielu, ma arvan, ühe kõige rohkem kujundava dokumendi ehk riigieelarve puhul. Ja seda on ju, paraku on ju pikalt olnud see olukord, kus võib praktiliselt öelda, et mitte keegi ei saa aru, eks ole, et mida seal riigieelarves siis täpselt meile räägitakse, et kuhu ja kuidas meie maksuraha, maksud on tõusnud, eks ole, täpselt kasutatakse, loosungid on palju, kaitsekulud need, teised, kolmandad, aga tahad hakata vaatama, kas kõik on otstarbekalt kasutatud, ei saa, riigikontrolör ka ei saa, ütleb, et ei saa aru, et mis siis on. Riigikogu liikmed ei saa aru, iga aasta võtavad riigieelarvet vastu, ei saa aru, et mis seadust nad siis vastu võtavad. Ja tegelikult see olukord ei ole põhiseaduspärane, seda on ju välja toodud, eks ole. Muulgas on ka Janar Holm selle suhtes juba aastaid kriitikaid teinud, et selline läbipaistmatu dokument riigieelarvena ei ole pädev. Ja meilt käis ta siis siit ka läbi märtsis ja kuulame korra, mis ta siis meile välja tõi. Kas öelda seda, et ühiskond on katki või pooleks, et ma arvan, et ühiskond on niisuguses pinges, et seal on teatavad praod tekkinud, et ühiskond toimib, aga me kõik kannatame neid ägedaid ütlejaid ja värvikaid ütlejaid on nii palju, et neid inimesi, kes parem ei ütle, kuigi tal mõte on, tekib üha rohkem juurde ja sellega me kaotame ja üks asi on see, et alati lihtne asi, mida öelda, et võiksime näiteks, kui me räägime poliitilisest kultuurist alustada, et äkki jätaks midagi ütlemata, rääkisime siin presidendist, näiteks kui siin president andis kommentaare, ma ei tea, kas oli kõige ilusam näiteks ka Välisministeeriumi poolt öelda, et president käis Kremli ukse taga kraapimas. Igasuguseid asju on võimalik öelda ja nii-öelda pressiteates, mitte juhuslikud, vaid lihtsalt nii-öelda pressiteates Välisministeeriumi koduleheküljelt. Mida ta nüüd siis tegelikult andis, et kui presidendile midagi öelda, siis ta oli otse öelda. Aastaid juba tegelikult Riigikontroll on tähelepanu viinud, on ju riigieelarve. Aga see on ju küll asi, mis tuleb jälle ja jälle päevakorda, aga mitte midagi ei tehta. Tehakse, aga liiga vähe. Et seda ma julgen küll öelda, et kui võtta riigieelarve lahti, mis oli aastal 2021, siis see oli just kohutav. Et sealt ei olnud tõesti mitte midagi lugeda ja kui vaadata nüüd aastalt läheb asi paremaks, mis mõttes paremaks, et millest see probleem on lihtsalt neile, kes ei tea. See, mida me ette heidame, on see, et esiteks riigieelarve mõte on ju see, et on Riigikogu, kes ütleb, kellele, kui palju ja mille jaoks raha läheb. Praegu me oleme olukorras, kus Riigikogu
ühelt poolt siis otsustusõiguse mõttes eelarve on muutunud selliseks häguseks, kus on hästi suured tükid ja kui näiteks Riigikogu tahaks öelda, et me tahame anda ühele asutusele sellepärast, et ta teeks midagi rohkem, siis Riigikogul puudub selline võimalus, seda asutust ei ole seal sees olemas, seda ei leia ülesse, noh, mis iganes, võtame siin mõne ameti või noh, mingi funktsiooni, et Riigikogul puudub selle formaadi järgi võimalus otsustada, kuhu raha läheb. Üks probleem, et otsustusõigus on Riigikogult ära võetud. Ei saada aru sellest eelarvest sellel tasemel. Ja see teine probleem on nüüd see, et kui see eelarve lahti võtta ja hakata uurima seda, et kui palju, kellele ja mille jaoks läheb, siis sealt neid vastuseid tegelikult ei ole võimalik leida, aga selleks riigieelarve peab olema. Mart Võrklaev, kui ta oli mõne aeg tagasi rahandusminister, tegi üleskutse, et vaadake riigieelarvet, öelge, kust võiks kokku hoida. Noh, palju õnne, et võib tõesti vaadata, et kokku võib hoida sellise jama tegemise pealt, et raha tuleks panustada sellesse, et teha eelarve, mille põhjal päriselt saab vaadata, kuhu raha läheb. Aga miks ta tegelikult nagu oluline on? Kõigepealt on see, et Eesti riik on ikkagi sellisena üles ehitatud, et Riigikogu on see, kes annab raamid, kuhu tohib raha kasutada. Et mõnes mõttes on praegune eelarve natuke nagu selline valitsuse reservfond või isegi mitte valitsuse, vaid ministeeriumi reservfond, kus ta ise teeb valikuid. Et kui näiteks Riigikogu isegi põhimõtteliselt on öelnud ja hääletanud, et me teeme muudatused kuhugi raha läheks, siis tegelikult on võimalik teatud ulatuses ministeeriumil seda Riigikogu seisukohta muuta. Et see on printsiip, et Riigikogu peab otsustama. Õigusriigi täbarast olukorrast oleme aasta esimesel poolel pidanud päris palju rääkima. Siin on tõesti palju erinevaid asju olnud, millele tähelepanu pöörata. No üks asi on ikka need täielikult ajuvabad soovid meie pangakontodele iga hinna eest lihtsasti ligi pääseda. Meid kaameratega pidevalt jälgida ja kõik muu see temaatika. Aga nüüd hoopis suurem probleem on see, kuidas usaldus selliste oluliste asutuste vastu, nagu näiteks prokuratuur ja kaitsepolitsei amet, on kolinal kokku kukkunud. Tähendab, meil juba isegi Riigikogu liikmed räägivad, et kõik nad kardavad, et neid kuulatakse pealt ja nende kohta võib olla kapolt toimik, mis sobival hetkel siis välja võetakse, sahtis kuskilt on ja. Et selles mõttes on meie riigi tervis ikka päris halb sellistes tingimustes. No muidugi siin saab jälle küsida, et kes seda tegi, eks? No loomulikult, kes see tegi. Eks siin, poliitiline juhtkond on midagi tegemata jätnud, kui nad ikkagi sõnades ju vabadusi hindavad, no ma ei tea, Michal räägivad vabadused ja värgid ja siis samal ajal ametkonnast tulevad järjest plaane, kuidas kaameraid meie igale poole tubadesse panna niimoodi, et siis oleks hea turvaline. Muide selle kaamerate koha pealt siin Reformierakonna vanakool, ma vaatan ka ei ole väga rahul, et Rein Lang kirjutas siin hästi lühikese repliigi, väga lühikese repliigi, pealkiri oli vist, ERR-is oli, et mis kaamera? Ja siis tõi seal välja midagi, et kuidas Lennart Meri reageeris seal 90 alguses, kui maksuametil oli idee, et ettevõtjate kontorisse tuleb kaamerad panna ja siis Lennart Meri oli küsinud, mis kaamera? Aga siis Rein Lang kirjeldab seda meie praegust ametnike mentaliteeti umbes selliselt, et pistke see põhiseadus omale kinga sisse, paistate pikem välja, no nii ei saa ja mul on väga, selles mõttes on mul hea meel, et sellised vennad ka tulevad, ütlevad välja, et vilistaks selle mängu katki, see on Langi mõiste. Jah, ma mõtlen selle ametnike, käitumise peale, me oleme seda ametnike käitumist sinu arutanud selle nurgalt ja teise nurgalt, lihtsalt kust te selle võtate, mis teie agenda on? Ja täpselt, miks teil sellised plaanid, kust see tuleb teile, eks ole? Et ma ütlen, ma ei ole kaua töötanud ministeeriumis, ammugi ma ei ole töötanud siseministeeriumis, kus need plaanid tulevad suurepäraselt välja, siis Igor Taro peas kuidagi formuleeruvad ja siis vabandatakse ette ja taha, kogu aeg on mingi suur segadus, aga ma lihtsalt mõtlen, olles puutunud kokku erinevate ametnikega, ma ei ole selliseid veel näinud. Ja ei, täpselt, et kust nad tulevad, kust nad kasvavad? Muidugi jah, see on teine ministeerium, eks ole, ja edasi, aga nüüd ongi nagu, et nüüd jälle kontrolliks, eks ole, et tehiku andmed olid, et politsei käib vaatamas meie terviseandmeid, ma saan aru, et COVID-kriisi ajal kõik läksid sassi, eks ole, et töö juures proovisin rääkida, et vabandust, et minu terviseandmed, see ei ole teie asi, kas ma olen vaktsineeritud või ole. Ja siis kõik olid turvalised, aga see ongi see jabur, et COVID-kriisi ajal vist läksid kõik inimesed nagu sassi sellega, eks ole, ja siis politsei mõtleb siiamaani, et kriisist on nüüd möödas, võiks nagu, ütleme, kuidas see on, et karjakesti mindi hulluks, aga ükshaaval võiks ju tagasi tulla ja vaadata, et kuulge, et terviseandmed on inimesi, personaalse isik on, ja siis sa lihtsalt mingi andmebaas on ja siis sa jälle käid vaatama. Miks sa neid üldse vaatamas käid seal? Mis kriminaalasja raames sa vaatamas käid neid seal? Ma toon sulle sihukese näite. Kui sa käid erinevate meditsiiniasutuste vahel,
siis need andmed kuidagi ei jõua ühte kokku, Yeah. et sul, ma ei tea, perearst ei näe, mis ma ei tea, kuskil kolmandas kohas, räägite sulle, aga vot politsei näeb seda kõike. See on ju jabur tegelikult. Hämmastav, politseil on kõik õigused antud, kõik linnukesed sinna tehtud, siis perearstil on, ei ma seda tead, mul seda õigust ei ole, ma seda nüüd ei näe, ma pean küsima eraldi. See tõesti hämmastav. Vot ma mõtlengi, et mul on sellest tunne siiski. Mul on tunne, et meie õiguskaitseasutused kogu sellest suurest problemaatikast ja temaatikast, ikkagi ei ole veel sellest aru saanud, et me siin ju praeguse kapo juhi intervjuud ma siin ju kommenteerisime, mäletad, eks ole saates, et ta lubas, siira näoga lubas seal, et huvitav, et mis need poliitikud kardavad, et kui need poliitikud meil midagi kardavad, siis ma lähen küsin neilt, küsin siis, et mida nad kardavad, jutt käib sellest, et meie Riigikogu liikmeid kuulatakse pealt ja nad kardavad, et toimikutega juhitakse riiki, see mõttes, et kui sa midagi ütled seal, et meil on vaja põhiõigusi kaitsta, eks, ja kaitsepolitseil on mingi piire vaja panna, siis tuleb mingi toimik välja kuskilt või kui see Laanet läks seal, eks ole, seda mul oli see prokurör Varman, Parmas, jah, mitte Varmas, Parmas. Varmas on seal ühes selles raamatus. See ei ole Parmas. See ei ole Parmas. See on seal ühes selles raamatus. Nii. Et ühesõnaga, võib-olla mainime korra selle raamatuga. Ehk siis see on nagu suur probleem, on ju, et kui inimesed või ütleme, poliitikud ei saa aru ja siis ütleb, et ma lähen küsin neilt, et mida nad seal äkki kardavad. Võib-olla seda kardavadki, et te täpselt nii teete, et kuulate pealt ja või siis seda, et toimik on või siis seda, et ma ei tea, tuleb jälle välja midagi, et isegi ei pea ju välja tulema nagu krimmasjaga, vaid võib välja tulla mingi ebameeldiva või ebamugava infoga, eks ole, inimese kohta. Kõigil meil on mingisuguseid asju, mida me võib-olla tõenäoliselt ei taha, et see välja tuleks. Aga värske seotud arenguna selles teemas on siis siin üks huvitav intervjuu Eesti Ekspressis, mis silma jäi. Endine kapojuht Arnold Sinisalu täitsa läks ise Ekspressi toimetusele külla, ütles, et ma tahaks intervjuud anda. Ja pealkiri ise on juba kõnekas, et tema siis naerab selle kõige peale kõva häälega. Jah, selle poliitikute mure peale, et kujutad see ette, irvitab ka veel. Võt, ma juba mainisin, jõudsin seda mingit raamatukest siin mainida, et ma arvan, et selle intervjuu taustal on vähemalt osalt ka selles raamatukeses, eks ole, Sündikaat 2 on selle nimi, suur populaarne bestseller siin Eestis, vaatasime raamatupoes käisime just, et ta oli siia ette kohe pandud. See oli kõvad kaaned juba tehtud, eelmine oli ei olnud, korralikult trükk, kui oli esimene osa, vaata, oli natuke selline, paber oli natuke kvaliteetsem. Et juba oli, et ta on bestseller ikka, ta on ikka töötab, et seda kommenteeritakse seda raamatut seal intervjuus ka ja ma ei tea, mulle küll tundub, et ju hakkas pigistama natuke kuskilt, et tuli minna ise kommenteerima, kui sa hüppad niimoodi, et topsti ma tahaks ka tulla intervjuud andma, et kuulge Ekspress, te siin kirjutate, ma tahaks ka tulla. Me esimest osad lugesime, eks ole, et teist pole veel jõudnud, nii et me seda pikemalt eriti ei kommenteeri, aga selle autor on siis endine kaitsepolitseinik Peeter Oisser, ja muuhulgas räägitakse seal raamatus, loomulikult kirjanduslikus võtmes sellest, kuidas seal on Taibu on selle nimi, Taibu, mitte Sinisal. 2021 aastal pandi toime meil siin üks riigipööre, sellist nagu, ütleme narratiiv. Kusjuures see on huvitav, et see on kokku sattumas, et ma siin poliitikutega suheldes mõnedega olen ka öelnud, kuulnud, et nad räägivad mulle, kuulge 2021 pandi sisuliselt riigipööre ju meil toime. Ma ka mõtlen ja arutlen, et on ikka 8-jalgsed siin, tead, räägivad sellist juttu, aga näed, nüüd on raamatus ka ja nüüd üks on kirjandus, teine on nagu päriselu, kus sa võtad, vaata siin nagu hakkavad nagu kuidagi mäletad, kunagi oli mingi popp oli teha mitte documentaries, aga mockumentaries, eks ole, et natuke on päris, natuke ei ole või ma ei tea, vaatame. Selline kirjandus ühe sõnaga, et tundub nagu päris elust, et aga muidugi saame öelda, et kui on isegi natukene inspireeritud päris elust, võtame 10 sealt, loeme läbi ka muidugi enne, ja võtame sealt siis pärast seda 10 ja vaatame siis seda otsa, on ju, kui on 10 päris elust inspireeritud, ma arvan küll, et see on paha lugu. Ei sama ju kehtib selle esimese osa kohta, mida me oleme ju lugenud, et ega see, isegi kui sealt 10 vastab tõele, on ka päris paha lugu. Et selles mõttes, et ma ei tea. Aga lisaks on siis meil prokuratuur ja kapo mainet tõsiselt alla tõmmanud mitmed kohtuasjad või alustatud uurimised, mis on täiesti arusaamatud enamikele, ma ütlen igaks juhuks, et enamikele inimestele.
Olgu selleks siis prokuratuuri kaotatud Parvel Pruunsilla kohtuasi või sellest välja kasvanud Isamaa uurimine. Pruunsild on ju ka kapot lausa KGB-ks tituleerinud. Ja. Arvestades, kuidas teda jälitatud on ühe täiesti põhjendamatu ja kummalise kohtuasja raames, siis ma saan tema sellisest tundest tegelikult täiesti hästi aru. No täpselt jah, mõttes, aga mõelge nüüd selle peale, et üks Eesti suurettevõtja aastal 2026 nimetab meie oma riigi seda kaitsepolitseiametit võrdleb KGB-ga, no siis on ikka midagi väga, väga viltu vedama hakanud, eks ole. Ja noh, me teame jah, et sellest Pruunsilla uurimisest kasvaski välja see Isamaa uurimine ja nad ise ju arvavad seal, et see oligi eesmärk ja siis ongi suur probleem. Vot ega ei teagi, kuidas seda probleemi nüüd lahendada, et kunagi 30-ndatel oli, see oli küll teisel põhjusel, nimetati kaitsepolitsei, asutati, eks ole, Eesti Vabariigiga, aga 24. aastal nimetati ta üle poliitiliseks politseiks, peale 24. aasta, ütleme, detsembri mässu kommunistide tõttu, ja selle lühend oli Polpol, aga Pätsuaegne 30-ndate Polpol vaikival ajastul oli, oligi midagi juba, hakkas meenutama midagi sarnast, et ärme sinna tagasi lähe, et ei tahaks minna sinna tagasi. No täpselt, eks neid suundumusi on tegelikult ka ju teravalt kommenteeritud, et meil näiteks käis jaanuari lõpus saates jurist ja endine juhtiv riigiprokurör Margus Kurm, kes oli samuti ühe kummalise kättemaksuna tajutud kohtuasja juures süüdistatava kaitsja. Ehk siis Elmar Vaherit, endist politseijuhti, süüdistati kelmuses. Kohus näitas, et alusetult. Kurm igal juhul kommenteeris olukorda laiemalt meile nii. Prokuratuur, kaitsepolitsei on võtnud uurida tegusid, mille puhul laiem avalikkus ei saa aru, et mis selle teoga siis valesti on. Prokuratuur peaks võitlema kuritegevusega ja tegelema nende tegudega, mille puhul ühiskonna enamusel ei ole kahtlust, et need on hukkamõistetavad. Et need on ebaseaduslikud, valed, kurjad teod. Isamaa palus ka minult õiguslikku arvamust, siis ma sain seda kahtlustust lugeda ja ma ütlen ausalt, ma olin täiesti šokeeritud. Et see, küsimus ei ole üldse tõendid. Ma prokurör, nii siis Taavi Pern kui peaprokurör Astrid Asi on rääkinud, et neil on tõendid ja nende tõendite valguses neil ei olnud nad ei saanud teistmoodi käituda. Ma ütlen, et tõendid ei puudu absoluutselt asjasse. Lihtsalt see tegevus, mida nad olid kahtlustusse kuriteoda kirjeldatud, ei ole kuritegu. Kui me lähemegi sellise innovatiivset tõlgendust kohtusse katsetama, siis minu hinnangul ongi see, mida ei tohi teha, eks ju. Et karistusõiguse üks kõige olulisem aluspõhimõte on määratletuse põhimõte. Ja see tähendab seda, et kuriteona karistatavad teod peavad olema seaduses sedavõrd täpselt kirjas, et iga mõistlik inimene saab aru, mis on keelatud, mis ei ole, eks ju. Riik paisub igas valdkonnas ja Euroopa Liit paisub veel rohkem igas valdkonnas ja see, minu hinnangul see paisumine tulebki sellest, et initsiatiiv on nii-öelda alt üles. Et võtame siin nende jõustruktuuride näitel, eks ju, neil on mingid ülesanded, teevad oma tööd, on ju, nüüd nad mõtlevad, et nad oma tööd saaks paremini teha, selleks võiks olla siis sellised seaduslikud võimalused. Ja tihti peale sellel järgmisel korrusel, sellel nii-öelda poliitilise juhtimise tasandil, puudub siis võimekus seda laiast pildist ja kõikide muude väärtuste valguses hinnata neid alt tulevaid ettepanekuid. Ehk see täitevvõimu aparaat on nii palju suurem, nii palju tugevam, et ta üldjuhul kõik oma soovid suudab läbi suruda. Saates käis meil ka teine endine riigiprokurör Triin Bergman, et Triin elab ju juba aastaid Hollandis ning on sealset elu, ei tahaks ju nii dramaatiline olla, aga
paraku vabaduste piiramise ja muude lolluste tõttu see nii on, et sealset lääne allakäiku siis üsna Euroopa südames olles kõrvalt saanud jälgida, et temaga rääkisime ka näiteks massilisest immigratsioonist, nüüd siin juuni alguses ju vaata, on jälle Suurbritannias küll, eks ole, on suured mässud ja rahutused ja protestid, et seal on siis eelmise aasta lõpus tegelikult üks sisserändaja, India taustaga kriminaal pussitas Briti noormest ja Briti politsei ütles politseile, et selle tõttu tegi, et rassistlikke märkusi tehti tema suunas, alused, valetas ja teda hoopis rünnati, aga siis ta pussitas teda ja politsei pani käed raudu pussitatul, ütles, et ma ei näe, et sind on pussitatud, kui ta kaebas selle üle, noormees ütles, 18-aastane noormees ütles, et ma ei saa hingata ja nii edasi ja asi lõppes surmaga, et see on õudne olukord, mida siis me võime selle siduda puhtalt nagu kriminogeense elemendiga, eks ole, aga kui see sellist statistikat vaatad ja sellist meelelaadi vaatad, eks ole, et rassismiga võitlemise nimel sa lased inimesel paned käed raudu, keda on pussitatud, siis politseinikel on juba minu arust täiesti mingi roosa udu on ajude asemele tekkinud seal, eks ole, et me peame sellest rääkima, on ju. Et sellega seotud probleemidest rääksime ka Triinuga, rääkisime Euroopa kliimahullusest muidugi kõrvale ja tõsiselt rääkisime ka sõnavabaduse piiramisest Euroopas, et kuulame, mis tal ka öelda oli. Kui vaadata nüüd üldse Euroopa Liidu neid institutsioone, kuidas nad töötavad, siis minu meelest nende eesmärk ongi nagu kõik kriitika vaigistada ennem, kui see üldse sa jõuad seda mõtlemagi hakata. Kuidas me saame üldse probleemi lahendada, kui me sellest ei räägi isegi? Meil oli suur intsident mis intsident, üks tüdruk tapeti ära, varjupaiga taotleja, ta ei isegi olnud varjupaiga taotleja, ta lihtsalt elas seal keskuses, keegi ei teadnud, kust ta tuli, kuidas ta sinna sai. Pärast tuli välja, ta oli veel ühte naist vägistanud ja veel ühte proovinud vägistada. Ja muidugi suur, selles mõttes kõik muidugi šokeeritud. Ja siis mida siis hakkas meedia tegema? Siis hakati rääkima meeste probleemist. Et me peame mehi hakkama kasvatama. Päris. Asudes tahaks nutta, et mis mõttes meeste probleem? Ja mehed, ja nüüd oli viimane siis selle intsident oli see, kus pandi 125, kes olid juba saanud siis elamisloa, pandi koos elama noortega, ütleme üliõpilastega, ühte siis kompleksi, 125. See läks kohe käest ära, igasugused vägivallajuhtumid, ma ei tea, peksmised, mis iganes, aga muidugi siis ka seksuaalne vägivald, ma ei tea, lõpuks ka grupi vägistamine, mis iganes. Lõpuks, ma ei tea, paljud muidugi sealt lahkusid ja ma ei tea, ja nüüd oli siis, kuna see toimus Amsterdamis, see oli nagu Amsterdami linnavalitsuse projekt nii-öelda, ja siis oli nüüd arutelu volikogus ja siis põhimõtteliselt seal oli üks tumedanahaline naisterahvas, kes hakkas rääkima siis nagu nokudest. Et see on, need, kellel on nokud, et need kõik teevad seda. Et nagu ei räägitud sellest probleemist, et pannakse kokku 125 inimest, kelle tausta me tegelikult ei tea. Me ei tea, kus nad tulevad. Seal oli Süüriast ja me ei tea, mida nad on üle elanud. Paljud neist on psüühiliste probleemidega. See, mis neil on, ütleme, need sõjatraumad ja me ei tea sellest ka mitte midagi, on ju. Lisaks kultuuriline erinevus on ju totaalne, et kui need tütarlapsed või siis ütlesid, õpetame sulle keelt või aitame sind või ükskõik mingit dokumente täita, siis need noormed tavaliselt arvasid, et see tähendas midagi muud. Ja siis selles volikogus naerdakse, öeldakse, et jällegi meeste probleem. Ja mehi tuleb kasvatada. Sa vaatad neid ja sa mõtled, kust need inimesed on tulnud ja kus nad elavad, ma ei saa aru. Kui me räägime sellest Green Dealist, kuidas see üldse sai tõeks? Selle taga olid siis oli Frans Timmermans ja Diederik Samsom ja
kui meil siin räägitakse, et tänu sellele rohepöördele meil läheb elekter odavamaks, siis Dietrich Samson, kes oli selle rohepöörde arhitekt nii-öelda, on otse välja öelnud, kuulge inimesed, energia ja toit on olnud liiga odav. Ja see peab minema kallimaks. Siis käis meil veebruaris saates ka Rein Veidemann, kirjandusteadlane ja ERR-i nõukogu liige. Temaga rääkisime siis eelkõige tema tühistamisest. Sellest, kuidas tühistamine käib, sai Veidemann rääkida omast kogemusest. Eelmise aasta lõpus võeti ta mäletatavasti suure tühistamiskampaania käigus maha ERR-i nõukogu esimese kohalt, kuna ta kritiseeris isadepäeva hommikul ETV eetris olnud saadet, milles esitleti homopaari ja nende asendusema kaudu saadud lapsi. Eestis ei ole selline surrogaadi abil laste saamine, kus sa siis maksad kellelegi selle eest, et ta su lapsed sünnitaks, seadusega lubatud, aga siis välismaalt saad seda nii-öelda tellida seda teenust. Ja mäletame ju hästi, mis juhtus, kui Veidemann sellele siis moraalse hinnangu andis läbi oma kommentaari isadepäeva hommikusaate kohta. Ja muidugi rääkisime Veidemanniga ka ühiskonna tervisest rohkem. Eesti ühiskond on täiesti lõhki, ma ütleksin ribadeks lausa, ribadeks ja inimesed kardavad juba ja julge enam midagi välja öelda, nad on ära hirmutatud ja nüüd ma ütlen, ma panen oma ordenid rinda, te näete, ma näitan teile praegu, ma panen oma ordenid rinda, mul on 3 ordenit, peaminister, isiklikult andis mulle ordenid ja kohe tuleb mõelda, kas see inimene üldse sobilik on. Teine, eriti julgeoleku küsimus, siis välisminister andis mulle ordeni, nõudis ka. No ja siis lõpuks tuli kultuuriminister mustvalgel saatis avaliku kirja Ringhäälingu nõukogule, survestades otseselt vahetult avalik-õiguslikku Ringhäälingut tegema, kaalutlema seda, kas esimees sobib sellesse rolli või mitte. Raske on. Väga raske, ma arvasin, et ma olen läbi tulnud vasttorudest ja kuidas seda iganes ka öeldakse. Sellepärast, et ma olen ikka üks laulva revolutsiooni ja Eesti Vabariigi taastajatest ja 1989. aastal näiteks olin ma praeguse siis on see Sõle tänavaga, siis oli ta Marksi puieste, kui me tegime kampaaniat ja mind visati tomatitega, ma siis seisin vastu seal Koganile, nii et ma olen väga palju erinevates kriitilistes olukordades olnud ja kuidagi ma ei ole seda võtnud, ma olen võtnud seda teatud võitlusolukorra, kus tuleb ennast kokku võtta ja siis säilitada meelerahu, kindlust jääda enda juurde. Ja ühtäkki olen ma olukorras, mis mulle kui kirjandusinimesele literaadina on väga tuntud, need, kes on lugenud Franz Kafka protsessi, ärkad üles ja sind viiakse kohtusse ja sa pead tunnistama süüdi, aga sa oled ainult unenäost seda näinud. Nii et umbes sama tunne valdas mind. Majandusteadlane ja Bigbanki peaökonomist Raul Eamets rääkis meile aprillis samuti 2 väga olulisel teemal. Esiteks muidugi meie kiduv majandus. See, et me nüüd tänu sellele, et ma ei tea, astmeline tulude maksustamine, mida siin muudkui maksuküüruks nimetati, ära lõppes ja jõukamatel detsiilidel natuke rohkem raha kätte jäi ning sisetarbimine suurenes ja väikese majanduskasvu tekitas, et see on ju iseenesest tore on ju. Aga see on selline natuke selline Münchhausenlik teema või majanduskasv, et kui sa, niikuinii, kui sa sisetarbimise peale loodad majanduskasvul, et siis see on nagu selline Münchhausen proovis ka ennast soost ju juukseid pidi niimoodi välja siikutada. Tal tuli see välja, mina ei usu, et Eesti vajadusel see nii hästi välja tuleb. Aga eks elame näeme, ilmselt ei suuda ikkagi. Aga siin on veel kahjuks üks konks, et mida siis selle sisetarbimise all me silmas peame pidama, et näed, siin öeldakse, et see maksualandus ei aidanud tegelikult inimesi, sest rahapoodi ei ole jõudnud, seda räägivad siis kaupmehed, aga kuhu ta siis jõudis? Kuhu see raha siis jõudis? Sisetarbimisse ikka ju jõudis, Eesti Pank ütles meile seda.
vot näete, inimestele müüdi lihtsalt väga kalli hinnaga elektrit, sinna ta siis jõudis, nii et kitku või juukseid ja ma ei tea, mis tee valitsusele ka pikk pai, aga vot sinna ta jõudis ja sellepärast see vist soost välja tõmbamine hästi ei õnnestu. Igal juhul Eamets kirjeldas väga hästi, et suure osa neist probleemidest on meie valitsus ise tekitanud, mis meie majanduses on. Lisaks sellele rääkisime pikaajalises mõttes tegelikult ju veel suuremast probleemist, eks ole, et jätkuvasti aina süvenevast rahvastikukriisist. Kõik majandusteadlased, analüütikud ütlesid, et majanduslanguse ajal makse ei tõsteta, et see nagu on elementaarsete põhimõtete või teooriale nagu vastu. Me tõstsime. Ja ma arvan, et sellega me nagu pidurdasimegi majandust rohkem kui teised Balti riigid. Natukene nagu ärritab see meie eriti ühe ministri selline arrogantsus, et kui kõik ümberringi alandavad mingeid makse, räägime siin, viimane ettepanek oli jälle kütuseaktsiiside alandamisest, kõik riigid ümberringi seda teevad. Ja siis tõuseb üks minister püsti, tõstab lipu üles, ütleb, et ei, kõik on lollid. Et ma tean, et nii ei peaks tegema. Kas me peaks selle ministri nimega ütlema teisi, mis sa arvad? See on rahandusminister Jürgen Ligi, ilmselt on ikka enamik inimesi nagu aru saanud sellest, et meil kogu aeg tuul ei puhu ja päike ei paista ja see oli sellel talvel nagu eriti teravalt nagu tunda. Ehk siis oli väga selge, et ainult juhuelektri peal me ei saa ja tegelikult ka täna mingid numbrid vaatasin, kas oli see eelmine aasta, oli üle 60% on ikkagi meil fossiilkütuste peal olev elekter, mida me tarvitame. Ehk siis tuleb nagu endale selgelt aru anda, et jah, tuleb luua võimalikult ruttu need gaasijaamad ja mõistlikum pikaajaline lahendus on tuumajaam, ega siin muid variante põhimõtteliselt ei ole. Me ärritasime üles läärmaka vähemuse, tahtsime uurida, küsitleda naisi, kellel ei ole lapsi. Sealt kogu see sotsiaalmeedia torm nii-öelda alguse sai, see oli tõesti karm. Ülikool lihtsalt eesti keeles lõi põnnama ja vaatas, et lihtsam on mind lahti lasta. Lärmakas vähemus on minu arust vaiksemaks jäänud, kuna ühiskonnas täna ma tajun, et demograafia teemad või rahvastiku teemad on tõusnud rohkem päevakorda, sest ka need parteid, kes mitte kunagi varem sündimusest ei ole rääkinud, on hakanud sellest rääkima. Ja ma arvan, et see probleemi tõsidus hakkab täna poliitikutele kohale jõudma. Juba kaua on aega läinud ja juba peaaegu on hilja, aga tegelikult ei ole muidugi kunagi hilja. Ja mais tegelikult me majandusteemadega jätkasime, kuid natuke fokusseeritumalt. Meie saate külaliseks oli Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potissepp. Temaga vaatasime otsa nii sellele, kuidas praegused rahvusvahelised kriisid toidutootmist ohustavad, milline on Eesti ettevõtete seis meie naabritest konkurentidega võrreldes ja kas valitsus ikka saab toidujulgeoleku olulisusest aru. Ja muidugi rääkisime ka mõttetust bürokraatiast. Me näeme selgelt seda, kuidas erinevad riigid siis toetavad oma tootjaid, oma tööstusi, sealhulgas toidutööstusi. Me räägime toidujulgeolekust. Eestis on paraku nii, et me ainultki räägime sellest. Meil mingid tegusid nagu tehtud õieti ei ole. Ehk et kõik riskid, mis vähegi on, lükatakse ettevõtete kaela. Siis ongi, et meie eksportivad ettevõtted on välja toonud seda, et kui me energia hinda normaalsele tasemele ei saa, siis mingil hetkel me kaotame oma positsioonid ka ekspordil. Ja vot see on juba tõsine tagasilöök. Et mis meil siis tegelikult toimub? Riigi ettevõttest võetakse dividendid välja ja järgmisel päeval tuleb pressiteade. Meil on vaja teha investeeringuid sellises mahus, kuna meil raha ei ole, siis me peame tõstma teile jälle elektri hinda, kas ma ei tea, võrgutasu siis või panema veel mingi komponendi, vaadake kullakesed, millest üldse koosneb teie elektriarve. Et ega mind ei huvitagi, mitu rida seal on. Mind huvitab, kas ma maksan 10 euri, hästi lihtsalt, või maksan ma 30 euri, on ju. Kogu aeg muudku maksad. Et Eesti inimene on selles võtmes on ikka väga kannatlik, et muudku maksad ja maksad ja maksad ja siis lähed poodi ja otsid kõige odavamat saia. Me ei tohi võtta oma ettevõtetele suuremaid kohustusi, kui Euroopa Liidus miinimumnõuded on, et mitte viia oma ettevõtteid ebavõrdsesse konkurentsi. Kes soovib ja kes leiab, et see on tal tohutu konkurentsieelis,
laske käia. Ja, muidugi. Mitte keegi ei ole teid keelanud, aga rääkida, vaadake, nüüd on see jutt ära kadunud, aga mäletate siin mõni aeg tagasi, oi kui tohutu konkurentsieelis meil on ikka, kui ettevõte läheb sellele uuele tehnoloogiale, mis maksab 2 korda rohkem ja ta saab ju küsida turult 2 korda suuremat hinda, kuulge, unustage ära. Keegi ei maksa sulle ei kohupiima eest ega või eest 2 korda suuremat hinda. Liiga suur hulk inimesi, circa 30% Eestis ju elab vaesuse piiril või vaesuses. Seda on liialt palju ja me tunnetame ja näeme seda väga selgelt oma müükides. Ja kui toiduainete hinnad ikkagi 6 aastaga on tõusnud 62%, siis loomulikult on see probleem. No vot, selline see meie kevadhooaeg sai. Kindlasti täname kõiki saatekülalisi. Väga sisukate intervjuude eest olulistel teemadel. Sõnavabadus tuleb ju matkida täiel rinnal, et see kehtib kõigi jaoks. Ja sõnavabaduse matkimine, või siis ütleme siis ausalt, selle kasutamine on ju ka ainuke võimalus ühiskonnas üldse toimetada, sest muidu see ühiskond ju närbub. Loomulikult täname ka kõiki vaatajaid ja kuulajaid. Nii tore on teid head tagasisidet saada. Kes tahab, võib muidugi ka kritiseerida, sest meil on see lubatud. Jah, sõnavabadus ikkagi, eks ole ju. Aga lisaks, ja tegelikult väga olulisena nüüd, meil on ju üle anda ka üks auhind, on ju, et just nüüd siin tegelikult mõtlesime asutada selle auhinna ja asutamegi siis sellise auhinna, et nimelt me hakkame siis igal poolaastal nüüd välja andma sellist auhinda, millele panime nimeks Kristen Michali nimeline kuldse 8 jala karikas. Vot, esimese selle karika, meil praegu seda füüsiliselt veel ei ole, me peame selle alles tellima, aga abiaju on meile sellised esimesed kontseptsioonid loonud, on ju, et näete neid siin praegu, vot sellist me siis mõtleme. Ja mis me siis teeme selle karikaga, esimese karikaga, et selle esimese karika anname loomulikult meie palavalt armastatud rahandusministrile Jürgen Ligile. Ta on, muide, minu arvates, ma loodan, et see nõustub minuga, minu arvates ta on täiesti teenimatult ainult rahandusminister, sest nagu me teame, ta on võimeline olema ükskõik mis minister. Et kui tänapäeval võiks keegi enda kohta öelda, et riik, see olen mina, siis täpselt Jürgen Ligi kohta võiks see käia. See tuleb ette küll. Ma isegi mõnikord mõtlen, vaata, alguses oli see kuningas 8 jalg, et ta võiks isegi sellel troonil ju istuda, vaata, 8 jala asemel mõnikord. On ju, aga täpselt, ühesõnaga, ta on alati ja kõige kohta midagi öelda, meie saade ilma temata hakkama poleks saanud, see kevadhooaeg kindlasti, ei ole ka varem saanud hakkama. Nii et olgu või sisepoliitikas, välispoliitikas, julgeolekupoliitikas, ta teeb seda kõike, mis ta ütleb, ta teeb seda tihti nii almsalt torisedes, mõnikord, ja tuleb tunnistada ikka liiga kurjalt, aga kui sa oled riik, siis riik vahepeal, riik on nagu selline lapsevanem, on ju, aeg-ajalt peab ju korrale kutsuma, on ju. Ei saa olla ainult selline sul peab olema see piitsa präänikuga, aga ühes käes on piits, teises präänik ja vahepeal tuleb piitsaga teha. Jah, nii et sul on selleks õigus. Muide, eriti hea on ta kliimakriisi kuulutajana ja ta muide näeb selle lahendusena, et inimesed bensiinijaama poole ei vaataks ja koopereeruks, nagu nõukogude ajal. Ma panen selle toreda lõigusid korra mängima, et hiljuti siin Riigikogus võttis sõna siin selle koopereerumise teemal. Hispaanias hakkavad varsti inimesed surema, iga suvi surevad, sellepärast, et kliima soojeneb ja inimeste tervis ei pea vastu. Kõrvetatakse ennast asfaldil ära. Ei peagi tingimata bensiinijaama poole vaatama nii palju, et üldiselt inimesed on saanud, mina poole elu käisin jala ja sõitsin rattaga ja ei osanudki unistada sellist asjast, et tegelikult inimkond on ju sinna poole uuesti teel, üksikutel juhtudel muidugi. See võib arvuliselt kokku teha palju inimesi, on kütusest sõltumine suur, maal on suur, aga ka siis on omad säästumeetmed ja koopereerumise meetmed, mida siiski on võimalik kasutusele võtta ja kui hind pikaajaliselt kõrge on, siis see kindlasti parandab ka inimeste tarbimiskäitumist. Nii et Jürgen Ligi, palju õnne! Michali nimeline 8 jala kuldkarikas on sinu oma. Kätte saab meie käest, saab helistada, numbrid on sul ju ometi olemas. Peaks ju olema, aga tõmbame siis hooaja kokku. Aitäh, et vaatasite, märkige meie saade meeldivaks, jagage seda sõpradega ja tulge ikka läbi ka vabadused.ee lehelt, alaleht on toeta ja andke meile hoogu, et saaksime uute saadetega ja uute teemadega pärast suvepausi teie ette tagasi tulla.
kohtume jälle ilmselt seal kusagil augusti lõpus. Kõike head!